Tere armas televaataja! Mina olen Katariina Ratassepp ja algab jälle saade Naudime elu. Ilmad on juba mõnusalt soojad, kõik tahavad väljas olla ja muidugi elu nautida. Seda sama soovime me ka teile ja sellepärast me alustamegi oma tänast seiklust merel. Mere peal me naudime ilusaid merevaateid ja suurepärast ilma ja pärast seda ootavad meid ees maitseelamused, armas lillepood ja me saame ka teada Hollywoodi naeratuse saladuse. Hakkame seiklema! Meie suundume nüüd merele minu nimelise laevaga, ehk siis Katariina nimelise laevaga Lennusadama juurest. Ja minu kõrval seisabki kohe laeva kapten, kelle käest ma saan küsida, kui vana see laev on. See on päris vana laev. See laev on ehitatud 1964. aastal Norramaal. Alguses sõitis Taani väinades, vedas sealt reisijaid ja hiljem oli Rootsis ja nüüd on siin Eestis. Ja liinilaev me ei ole. Me ei võta leiba ära Tallinkilt, las nemad sõidavad Tallinna, Helsingi ja Stockholmi vahet edasi. Meie sõidame siin Tallinnas ja Naissaarele ja põhiliselt, millega me tegeleme, on siis elu nautimine muidugi. Ehk siis inimestel on suurepärane võimalus kruiisitada ja pulmi pidada või juubeleid pidada või jõulupidusid pidada. Kõik võimalikke selliseid asju või näiteks firmade suvepäevad Naissaarel väga populaarne teema, kuhu siis siirdutakse ja nauditakse elu ja iseennast. Kui tihti see laev käib regulaarsel kruiisil? Suvehooajal ikka täiesti iga päev ja samamoodi detsembris. Detsembri, jaanuari algus on meile väga tihe hooaeg. Ja muul ajal on siis võimalik seda laeva tellida? Jaa, just. Ja niimoodi need asjad käivadki, et inimesed broneerivad oma ajad siin üsna pikalt ette. Praegu broneeritakse juba järgmise aasta aegasid, et oma sündmuseid korraldada. Kuidas leida infot teie laeva kohta? Meil on muidugi veebileht. Mida me muud siin Eestis saamegi pakkuda kui päikesereise? Sunlines on päikesereisid ja meil on suurepärane ilus päike, ilus meri ja võrratud vaated Tallinna vanalinna tornidele. See on muide parim atraktsioon, mis meil siin tegelikult on ka võimalik pakkuda ja inimesed näitavad oma külalistele, kes siis välismaalt tulevad siia nautima Tallinnat ja ka meie oma inimesed saavad seda suurepärast hunnitud vaadet vaadata, sest kui meie inimesed tulevad näiteks laevaga Soomest, siis nemad tavaliselt seda imeilusat vaadet vaadata ei saagi, sellepärast et tubli Eesti inimene istub sel ajal juba autotekil ja ootab, et millal laev sadamasse jõuab. Aga väike kruiis Katariinaga siin Tallinna lahe peal toobki selle imeilusa vaate meile kõigile. Oleme nüüd tagasi meeleolukalt kruiisilt Tallinna lahel. Vaade vanalinnal oli tõesti ilus mere pealt ja nüüd meie siis teiega seiklemegi edasi. Nüüd me sukeldume Hiina kultuuri. Vaatame, kuidas valmistatakse õigeid Hiina toite ja külastame Hiina tervisekeskust. Here place was the owner Asinovsky Alet investor. He was many years ago was my client. So I told this Chinese have a long history, long culture about the Chinese kitchen and Chinese medicine, such like in abroad. It was nice to share with Estonia. And then we come to here.
So the opposite was Hina Database. It was a Chinese massage therapy center. And here is a restaurant, and now it's called Lumi Restaurant. I have been here more than 15 years, so some kind of food and the weather, lifestyle, I feel like it have some special Chinese culture, this knowledge, and then consider it this people lifestyle, weather. So we're doing this tea culture and the healthy kitchen and Chinese therapy. Hina Database Keskus was 2011. And here was just October last year. Before was also Chinese restaurant Chadao too. We do some kind by traditional Chinese culture. For example, Chinese Moon Festival, some Chinese New Year, some kind of spring season, and many lots of traditional. We do some events with the music and with traditional. Also, there was have some VIP room and private room. It's very comfortable, convenient for the client come to enjoy it. The food, mainly, I came from south of China, Fujian province. There was where knows the tea, Tieguanyin oolong tea, and the food also more prefer light and fresh, like South Guangdong style, Fujian style. Of course, Sichuan food is popular. It has a spicy. The spicy also have some kind of herbs, like chili. They can take this body dumps away. Väga maitsev oli. Mul oli hetkeks selline tunne, et ma olengi päriselt Hiinas. Ja kui sulle võiks ka huvi pakkuda selline ehe maitseelamus, mis on valminud Hiina kokkade käe all, siis tead, kus seda leida. Ja nüüd on aeg kevadist ilma nautida ja õues natukene lõõgastuda. Ja järgnevalt me tutvume ühe laheda võimalusega samal ajal sporti teha ja veeta oma sõpradega koos aega. Mis asi on discgolf? Discgolfi puhul on tegu siis seltskondliku lõbusa toreda mänguga, kus siis eesmärgiks on mängijatel omavahel võimalikult väheste visetega jõuda punktist A punkti B. Ehk siis kui golfis on meil nii-öelda pall ja auk, kuhu me palli peame saama, siis discgolfis on meil lendav ketas, ehk siis selline taldrikulaadne asi, mille me peame siis vastavasse korvi saama. Ja mida vähem viskeid teeme, seda parem on. Kas terve mäng mängitakse ühe kettaga või neid vahetatakse mängu jooksul? Jah, kettaid on meil tegelikult palju, et vastavalt igale olukorrale on ka põhimõtteliselt olemas erinev ketas. Et see, mis kettaga keegi kuskilt viskab, on juba igal nii-öelda individuaalne ja kuidas. Et kuna viskestiile on palju ja erinevaid viskenurki ja kohti ka väga palju, siis on samamoodi kettaid inimestel kotis võib-olla 20, võib-olla 15, võib-olla 10, kuidas kellelgi vaja on. Discgolfi nii-öelda rada tavaliselt koosneb 18 väiksemast sellist korvist ja tiialast, kus vise toimub. No tänapäeval saab Eestis mängida discgolfi peaaegu kõikjal, et saab seda teha siin Kõrvemaal, saab seda teha Tallinna juures, Tartu juures, saartel, Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis, et radu on tõesti väga palju, üle 100 juba. Discgolf tegelikult pärineb USA-st ja ajalugu läheb circa 70-ndatesse tagasi, kui USA-s siis hakati esimest korda seda mängu proovima. Küll alguses polnud korve, olid lihtsalt korvipostid ja visati vastu neid poste, aga hiljem siis harjutati välja sellised korvid, kus on ketid küljes ja peale seda on juba kõik siis need ajalugu. Ma olen pigem väga aktiivne peaaegu elukutseline discgolfija. Ma pean ütlema, et oli tõesti väga lõbus mäng, mida oleks eriti vahva mängida koos sõpradega. Kui te seda veel mänginud ei ole, siis leidke mõni koht, kus seda mängida saab. Neid kohti on palju, muuseas neid kettaid saab ka siit laenutada ja minge proovige järele.
Nagu ma lubasin, räägime nüüd lilledest. Oleme tulnud ühte lillepoodi, mis täpselt nädal aega tagasi tähistas oma 23. sünnipäeva ja kus müüakse Eestis ise kasvatatud lilli. Mille poolest on Rickets lillepood eriline? Kliendid saavad toodangu meie aiandist, kus me kasvatame klientide soovile lilli. Meil on sibulilled, tulbid, natsissid, hüatsindid ja suvelilled, kõik tulevad meie aiandist. Millal avati esimene Rickets lillepood? 23 aastat tagasi ja see oli laste maailma kõrval pisikene armas lillepood, millest saime alguse ja praeguseks oleme kasvanud üle 20 kaupluse on meil üle Eesti. Kellega Rickets koostööd on veel teinud? Koostööpartnereid on meil nende aastate lõikes väga palju olnud, aga viimased sellised hingelähedased on võib-olla kodutunde saade, kus toetame igapäevase müügiga. Kas teie lilli saab tellida ka? Jaa, meil on oma koduleht ja internetitellimus on järjest populaarsem üle Eesti ja ka väljamaal. Kust te oma kauba saate? Kauba me toome ise Hollandist, kasvatame Eestis väga palju. Meil on oma aiandist, kus 40% tuleb meil oma toodangut. Samuti on meil esindatud Ecuador, Kolumbia, sealt toome erilised lilled. Kuidas te oma sünnipäeva tähistate? Meil on traditsiooniks, et igal aastal me oma superkollektiiviga saame kokku maal aiandis ja me grillime, tähistame sünnipäeva, oleme lihtsalt oma kollektiiviga koos ja meil on tõesti väga meeldiv kollektiiv. Mina sain nüüd enda kätte ühe imeilusa Ricketsi poes valmistatud lillekimbu. Mainimata jäi muide see, et Ricketsi puhul on tegemist perefirmaga. Aga meie teiega läheme nüüd vaatame, mis tänane päev meile veel põnevat toob. Pärast pausi ootavad meid ees uued seiklused. Räägime ilust ja maitseme erinevaid toite, nii et jääge meiega. Öeldakse ju, et ilus naeratus on heaks visiitkaardiks. Ja nüüd me läheme uurime, et kuidas saaks oma naeratuse veel ilusamaks. Esindame Eestis Saksamaalt pärit hammaste valgendamise tehnoloogiat Pearl Smile ehk tegeleme kosmeetilise hammaste valgendamisega. See tehnoloogia ja see protseduur sobib just nendele, kes ei soovi kasutada agressiivsemaid hammaste valgendamise meetodeid, vaid soovivad siiski hoolitseda oma naeratuse eest. Hammaste valgendamise protseduur meie juures on 100% valutu, ohutu hammastele ja igemetele ning ei tee hambad tundlikuks. Pearl Smile hammaste valgendamise protseduur on 100% ohutu hammastele ja igemetele ning ei kahjusta hambaemaili. Protseduuri käigus kasutame valgendusgeeli peroksiidi sisaldusega alla 0,1%, mis teeb koostööd spetsiaalse LED-valgusega. Selline kombinatsioon tagab väga delikaatse, valutu, kuid samas ka toimiva hammaste valgendamise protseduuri. Tulemuseks on 3-9 tooni valgemad hambad. Väga suureks protseduuri eeliseks on see, et ta ei tee hambad tundlikuks ja isegi sobib nendele, kellel on endal oma loomuselt juba tundlikud hambad. Tulemus on ka hästi loomulik ning ei teki sellist nii-öelda matt hambad efekti.
meil on olemas 3 erinevat protseduuri erinevatele sihtgruppidele ja hinnaklassi on 59 kuni 99 eurot, mis on hästi taskukohane võrreldes teiste hammaste valgendamise tehnoloogiatega. Koha peal reeglina aitame otsustada ja valida kliendile õige protseduuri. See sõltub tema esialgsest hambaemaili toonist, soovitud tulemusest ja hambaemaili eripärast. Millal on näha tulemust ja kui kaua see kestab? Tulemust on näha kohe peale protseduuri ning midagi ootama ei pea ja tulemus on 3-9 tooni. Tulemus ise kestab 3-6 kuud, mis on suhteliselt pikka aeg, aga iseenesest protseduuril mingit vastunäidistusi pole ning seda saab korrata nii tihti, kui te ise soovite. Ja lisaks sellele koha peal me kindlasti jagame kõikide klientidele näpunäited, kuidas seda tulemust paremini säilitada ja hoolitseda oma hammaste eest nii esteetilisest seisukohast kui ka hammaste tervise koha pealt. Keda hakkas see teema huvitama, siis hea uudis on see, et siin salongis on konsultatsioon täiesti tasuta. Aga meie läheme nüüd järgmisesse põnevasse Eestimaa paika. Nüüd on aeg rääkida ilust. Oleme tulnud selleks ilumessile. Väline ilu algab alati seestpoolt ja kõige tähtsam on ikkagi tervis. Vaatame, mida siin pakutakse. Kui palju Eesti inimene teab probiootikumidest? Probiootikumid ehk piimhappebakterid on tegelikult Eesti inimestele päris tuttavad. Juba meie esivanemad hapendasid erinevaid toiduaineid ning teadsid selle kasulikust mõjust tervisele. Kuna täna jõuab meie toidulauale palju poolfabrikaate ja vähe naturaalset toitu, siis tuleb probiootikume kindlasti lisaks võtta. See hoiab meie soolestiku mikrofloora piisavalt mitmekesise ja tagab lisaks heale immuunsüsteemile ka selle, et me oma toidust siis kõik need kasulikud ained päriselt kätte saame. Oluline on kindlasti teada, et probiootikume on saadaval erinevas olekus. Piimhappebakter on oma olemuselt ju elus organism ja ta vajab eluks teatud tingimusi. Tablettides, pulbrites, enamikes toiduainetes on probiootikumid enamus elutusolekus, kus nende kasutegur võib olla tunduvalt väiksem, sest inimese organismi juures aktiveerub neist vaid teatud hulk. Dr. Ohira probiootikumid muudabki uudseks see, et Jaapani teadlased on loonud 3 aastat hapendatud keskkonna bakteritele, mis hoiab piimhappebakterid nende parimas elujõus, mida ei ole kunagi külmkuivatatud. Lisaks probiootikumi kapslitele on kindlasti väga oluliseks Dr. Ohira tooteks ka kollageenijook, mis valiti iluteemalt 2018 parimaks looduskosmeetika tooteks. Tegemist on toidulisandiga, mis siis mõjub nahale, liigestele ja enesetundele üldiselt. Et kollageen on ju teadupärast rakkudele väga oluline ehitusmaterjal. Ja teiseks tooksin välja siis Dr. Ohira probiootilise seebi ja nahahooldusõli, mis siis mõjutab otse meie nahal leiduvat mikrofloorat. Kuna täna me peseme palju oma käsi antibakteriaalse seebiga ja puutume kokku kemikaalidega, siis nahal on järjest raskem organismi kaitsta. Dr. Ohira probiootiline nahahooldusari siis aitab just neid kasulikke baktereid meie nahal. Oli väga huvitav teada saada nii palju probiootikumidest, mis on meile igas mõttes väga olulised. Kellele ei meeldiks, kui keegi korraldaks sulle ühe meeldejääva sünnipäevapeo või korraldaks sinu eest ära pulmad või organiseeriks sulle suurepärase üllatuspeo? Kohtume kohe ühe armsa perefirmaga, kes just selliste asjadega tegelebki. Kust tuli idee hakata korraldama üritusi? Idee tuli sellest, et juba päris väikse tüdrukuna meeldis mulle korraldada ja üllatada inimesi enda ümber. Ja 3 aastat tagasi täitus mul üks suur unistus. Ma korraldasin oma tütre pulmad, milles siis kasvaski välja idee, et miks mitte ka korraldada rohkem
teisi suurüritusi teistele inimestele. Et sealt kasvas välja väike ettevõtte Kristella Party. Ja missuguseid üritusi või pidusid te kõige rohkem korraldate? Kõige südamelähedasemad on loomulikult üllatuspeod, sellepärast et näha inimeste emotsioone, luua ilu, luua meeleolu, see on nagu kõige südamelähedasem. Aga ka kindlasti kõik kihlumised, pulmad loomulikult, tüdrukute õhtud, sünnipäevad, juubelid, kõik võimalikud ideed, mis inimesed tulevad meie juurde, loomulikult täidame, toome. Kas teie firma siis pakub kõike toidust kuni meelelahutuseni? Ja, absoluutselt kõike, et alustades toiduga, meelelahutusega loomulikult meik, foto, kohavalik, kõik olla pruudi kõrval pulmades, et abistada teda. Kõik võimalikke, mida inimesed soovivad. Miks valida just teie firma? Meie suurimaks kireks on väiksed idee teha suurteks ja meeldejäävateks. Korraldame üritusi üle Eesti ja kui kliendi soovil ka väljaspool Eestit. Kust teie firma nimi tuli? Firma nime valik oli suht lihtne. Firma nimi on minu lapselapse Kristella Desiree järgi. Miks valida just teie firma? Sest iga väiksemastki unistusest jääb üks imeline suur mälestus. Loodan, et igaüks leidis sellest saatest endale midagi meelepärast. Nüüd minge õue kevadet nautima ja kohtume teiega uuesti nädala aja pärast.